ruttu ja tasub öelda välja konkreetselt see, mis on plaanitud välja öelda. Kas teil on näiteks sellel teemal mingid küsimusi? Tahaksite midagi täiendada? Okei, siis ma liigun edasi. Siis sotsiaalmeediast veel. Et igal sotsiaalmeedia platvormil on erinev suurus, mida tuleb kasutada. Siin on olemas enam-vähem mingid suurused, aga tuleb silmas pidada, et suurused muutuvad ja isegi viimasel ajal päris tihti. Ehk et enne, kui hakata mingit postitust tegema, on hea üle guugeldada, mis on parasjagu see kõige parem suurus, mida kasutada. Näiteks võimalik ka teha Facebooki ürituse suutnud muuta, ehk et kaanefoto jaoks panna siis need teha. Siis Canvast. Et Canva veebipõhitab kõigil toopeprogrammiga, mida saab kasutada enda tegemistes. Ja ma loodan, et kõikidel Chasey kodadel on juba tasuta Canva Pro olemas. Aga jah, et Canva teeb ka Canva eeliseks siis MTÜ-de vaates on just see, et Canvat on võimalik taotleda MTÜ-le tasuta Pro versiooni, mis toob tegelikult juurde väga palju võimalusi. Üks asi toob juurde selle, et sa saad luua tiimi, sa saad teha enda sukese brändi tööriistakasti, mis aitab pärast kujundusi luua. Ja samas ka mingeid funktsioone on natuke rohkem kui tavapäraselt ja ka kujunduste suuruseid saab lihtsamini muuta. Aga mis siis Canvas üldse hea on teha, ongi sotsiaalmeedia postitused, animatsioonid, turundusmaterjalid, kõikvõimalikud esitlused, näiteks ka see esitlus on Canvas tehtud ja ka Trellost võetud see nii-öelda Chasey siis esitluspõhi ongi loodud nüüd Canvasse. Et ei ole enam PowerPointi põhjal, vaid ongi juba Canva esitluspõhjal. Ja erinevad dokumendid, aruanded. Meie just näiteks kujundasime enda majandusaasta aruande Canvas, et ta oleks natuke lihtsalt visuaalsem kui muidu. Ja ka koolituste materjalid. Ma nüüd proovin näidata ka kohe juurde Canvat. Kohe jagan teist ekraani. Igatahes mõtlesin, et seekord näitan ka natuke, mida teha saab, et on lihtsam niimoodi kui esitlusega. Kui teil on Canva Pro, siis siin on olemas siuke asi nagu bränd. Ja siin on võimalik luua, minul on ingliskeelne, sest et ingliskeelne toimib natuke paremini kui eestikeelne, aga väga okei on ka eestikeelset kasutada. Et on siuke brändi album või siis jah, et sa saad siia luua enda brändi siukesed vajalikud asjad. Ehk et meie olemegi pannud siia kõik Chasey logod, värvid, fondid ja saab panna ka tegelikult brändi siukesed toonid, pildid, graafikad, ikoonid, mida on vaja siis mingite kujunduste loomiseks. Ja see annab hea võimaluse, et kui võtta kas või uus disain lahti, näiteks ma tahan luua Facebooki postitust, siis need on siin kohe olemas brändi all ja siit saab kohe nii-öelda pannagi endale kas mingi logo, panna värvid muutuma, et annab natukene lihtsamini asju teha. Siis veel siin on siuke koht nagu Dreamlab.
Dreamlabi on sisuliselt AI rakendus, kuhu on võimalik kirjutada, mida sa sooviksid pildina, mida sul näiteks parasjagu pildina ei ole. Näiteks, ma ei tea, panen cat dog'i, et ma tahan kasskoera. Ja siis ta siin natuke võtab aega, aga igatahes ta loob erinevad kujutised, mida sa saaksid kohe kasutada. Et hea võimalus, kui ei leia parasjagu sobiva pilte, aga sul on ettekujutus, millist pilte oleks vaja, et siin seda luua. Siis on olemas igasugused rakendused, et saab erinevate asjadega ühendada. Kõik võimalikud ise ei ole väga palju katsetanud, aga annab luua päris palju erinevaid asju. Ja siis, kui võtta lihtsalt avaleht ja panna näiteks siia, et tahaks sotsiaalmeedia postitust, siis ta annab väga palju erinevaid template'e, mida kasutada. Ehk et igaüks, ma arvan, et leiab siit endale mingisuguse sobiva. Näiteks võtame selle lahti ja ütleme, et me tahaksime teha ta rohkem JS moodi. Üks asi, me saame tekstid ära muuta, aga samas me saamegi panna siit kohe logo. Pigem on mustvalge või valge parem. Et logoga on jah see, et ta peaks ikkagi näha olema, et selle järgi ka natukene valida seda. Siis saab valida värvid. Värve saab ka tegelikult siit vahetada. Ja mida ma ise päris palju kasutan, on piltide töötlus. Siin annab võtta ära näiteks tausta, samas genereerida hoopis tausta juurde, midagi ära võtta, kui on midagi sobimatult näiteks, siis muuta nende asukohta, muuta tekstide asukohta, näiteks, ma ei tea, muuta midagi, kellelgi midagi käesolevat või siis suurendada seda pilti, et päris palju erinevaid versioone, pluss efektid. Ja samuti, kui tahta, et oleks Canva või õigemini kujundatud postitus natuke elavam, siis on võimalik alati teda animeerida. Ta näiteks liigub kuskile suunas ja siis on võimalik ka panna video taustaks, et ta muutub tegelikult natuke nagu Reelsiks. Kas teil on näiteks Canvast mingeid küsimusi? Tahaksite midagi, et näiteks näitaksin? Ikka maagiline 7 sekundit vaikus sai läbi, nii ma lähen vaikselt edasi. Aga korra panen tagasi ekraani jagamise. Aga jah, nipid ja trikid veel Canvast. Et Canvas kõik tööriistad hästi veel ei keelda. Sama järjab ka, kui särvi ja Canval on see tase, kiirlahendus ja soovitan ka proovida animatsioone. Ma selle Layers näitan korra uuesti ära, selle ma unustasin. Aga kui klõpsata paremal hiireklikil, siis tulevad siin lahti erinevad versioonid asjadest. Ja siin on näiteks ka Layers. Ehk et siin saab muuta nende asukohti. Just, et kui te panete näiteks pildi taustaks ja sinna peale mingeid elemente, aga lõpuks tahaks, et need oleksid kuidagi toopis, et ma ei tea, taust on natuke esil või siis natuke tagaplaanil,
siis siin saab neid asju muuta. Ja lisaks näitan ka kohe selle ära, et võimalik on siis teha ühes kujundusest mitu erinevat versiooni. Siin on erinevad suurused, saab ka ise suuruse panna ja tegelikult kui võttagi siit näiteks, et me tahame Instagrami story ja kui panna copy ja resize, et siin ma arvan pool aastat tagasi ta ei saanud veel väga hästi hakkama kujunduste suuruse muutmisega, aga nüüd ta on täitsa tubli, et väga palju tihtipeale ei peagi enam midagi muutma, vaid ta saab niimoodi isegi üles minna. Et jah, vaikselt kas see resize on vist ainult Pro-versiooni võimalus? Jaa, aga kui näiteks tehagi enda koja alt, et siis on võimalik, ma ei tea, kas Toompeal on Pro-versioon ka? Jaa, leidsin oma selle hiire ülesse. On küll Pro-versioon, jah. Tavaliselt jah, me oleme soovitanud kõikidel kodadel teha selle, et siis on lihtsam lihtsalt ka kujundusi teha. Jah, see nii-öelda mittetasuline versioon on päris piirav. Et kui on just vaja MTÜ-le miskit teha, siis on hea neid asju teha Pro-versioonis. Ja siis ma lähen natuke edasi. Igatahes siis on kui hakata kujundusi tegema, võib kindlasti tekkida küsimus, et aga kus ma võtan mingisuguseid pilte või kus ma võtan kujunduste jaoks mingeid materjale, siis on olemas erinevad pildipangad. Canval on enda pildipank, mida võib kasutada täitsa. Siis on Pixabay, mis on tasuta ja Unsplash, mis on tasuta. Aina rohkem võib kasutada ka AI tehtud pilte, aga tasub vaadata, et mingid asjad oleks AI piltidel õiged. Ehk et hetkel veel tasub vaadata kriitiliselt üle, kuidas AI siis genereerib inimest. Et mõnikord on natuke sõrmi liiga palju või nägu on siuke veider. Et need sellised asjad tuleb detailidena veel üle vaadata. Ja hea on enda koja puhul siis koondada JC pildid ühte albumisse ja sealt siis võtta vajadusel midagi just kujunduste jaoks. Siis, kuidas panna AI enda jaoks tööle? Võin öelda, et ma ise kasutan AI päris palju. Et on mulle muutunud vaikselt selliseks sekretäriks või sekretär, kellega on hea vahepeal ideid genereerida ja ideid põrgatada. Aga mis ma enda jaoks olen pannud, kui ma hakkan AI kasutama, siis ma panen ta mingisse rolli. Et ma tegin siia ka väikse juhendi, et kuidas ta töötaks kõige paremini, et lisa talle mingi roll. Mina tihtipeale panen, et palun ole sotsiaalmeedia manager, väljundi formaat. Ega sa tahadki mingit listi, tabelit, ma ei tea, kirjuta 5 ideed, ma ei tea, kuidas teha mingi postitust. Siis kontekst, et anna talle lisainfot või tausta, mis aitab tal paremini mõista, mida sa ootad. Mina olen näiteks JC puhul pannudki talle ette, et mis asi on JC, kes on umbes liikmed, kui suur me oleme, kus me tegutseme ja nii edasi. Et ta teaks, mis asi me oleme. Siis näited, mida ei soovi. Seda ma kasutan vähem, aga vabalt võib panna, see on nii-öelda see ideaal prompti süsteem, et ma ei soovi mingit, ma ei tea, tehnilist selgitust või midagi. Ja prioriteetide seadmine, et kui on mitu aspekti, mida soovid käsitleda, siis võid need tähtsuse järjekorda panna, et saada kõige olulisem info sealt teada. Ja ma jagan korra. Mina ise kasutan ChatGPT-d, aga ja mul on küll tasuline versioon, ehk et ma olen siia teinud projektid, mis natuke annab näiteks, ma ei tea, ma panengi siia JC ja loo projekt. Ja siis on võimalik siia enne panna juhised valmis, et näiteks, et kas ta ongi nüüd
et sa paned siia näiteks Chase'i üldinformatsiooni, paned näiteks, kui võtadki Trellost meie selle brändi kuvandi, et paned selle sinna, milline on see tone of voice, millised on, ma ei tea, meie eesmärgid, mille poole me püüdleme, et siis ta annab natuke paremad vastused kui muidu. Ja siia on võimalik ka mingi failid panna, näiteks ongi mingi brändiraamatud või siis eesmärgid, ma ei tea, 2025. aasta omad. Siis muidu vestlus toimib täpselt samamoodi, lihtsalt annab need eelinfot panna ja vestlust jäävad kõik ühte kohta nii-öelda. Et ma olen siin LinkedIniga pannud ja nad kuidagi toimib paremini kui tavavestlus. Lisaks, mida ma nüüd aina rohkem ise katsetan, on erinevad rakendused, mis on olemas ChatGPT sees, mis annab jälle võimalusi. Siin on täitsa turundusrakendusi päris palju olemas, mis annab nagu sukest täpsemat ülevaadet mingist valdkonnast või ta on natuke rohkem ühe valdkonna ekspert kui tavaline ChatGPT. Aga võib-olla nippidest veel, et ükskõik millise AI-ga, et anna talle ette, kes ta peab olema ja tasub meeles hoida, et ta on siiski nii-öelda, ta ei ole inimene, ta on rakendus, et tal ei ole selliseid inimestele omaseid asju, et ta lihtsalt genereerib selle info põhjal, mis ta sinult saab ja mis ta mujalt leiab. Mis tähendab ka seda, et ta ei ole alati ajakohane ja asjakohane, et tasub üle kontrollida kõik, mis ta teile ette genereerib. Kui te näiteks panete chati enda nime, siis ta võib väga huvitavaid asju sealt välja genereerida, lihtsalt selle põhjal, mis varasemalt on otsitud näiteks ChatGPT abiga. Siis milleks ta ise hea on või küsisin ka temalt endalt, milleks ta näiteks turunduses hea on, et ta pakkus välja näiteks sisuturunduse ideede generaatorina. Et just see ideede generaatorina ma ise teda kõige rohkem kasutan. Ja mis on hea võib-olla siuke nipp, et küsi AI-lt, millist infot ta ise vajab. Näiteks, kui sul ongi vaja mingi projekti koostada, siis võibki talt küsida, et mul on vaja, ma ei tea, projekt koostada, aga palun küsi mult enne need küsimusi, et mida sul on vaja, et saada asju genereerida. Et niipidi sa saad tegelikult kõige adekvaatsema info. Ja need kohandatud juhistest me juba enne rääkisime. Aga põhimõtted, mida AI puhul jälgida, et mõtle enne, mis on eesmärk, kas on postitus, pealkiri, tekst, kujundus, anna talle täpne juhis või kontekst, kontrolli ja kombineeri, et kas siis kombineeri mitut erinevat tehisintellekti või kombineeri seda, mis on sinu enne ette kirjutatud ja mida sa tahaksid veel sinna lisada, et pane enda tekst ja AI tekst kokku. Aga aina rohkem tegelikult tuleb neid AI tekste ka sotsmeedias. Aga väga hästi on vahepeal aru saada, mis on AI poolt koostatud tekst. Näiteks keele mõttes ta paneb, kui on, ma ei tea, märksõna ja siis ta paneb peale märksõna kooloni, et alustab peale koolonit uuesti suure tähega. Et need on need vead, mida ta veel hetkel teeb. Kindlasti areneb päris kiiresti, aga tasub meeles hoida, tasub tekste üle lugeda ja siin näiteks rakendusena on ka see eesti keele automaattoimetaja, kellele tasub siis küsida, et kas minu tekst on õige ja tasub ka näiteks küsida, et kas sa tahadki mingit sõbralikku, viisakat, neutraalses toonis teksti, et siis ta ka selliselt muudab seda teksti päris hästi. Kas teil on selle koha pealt näiteks mingeid küsimusi? Kojale tasuta ChatGPT-d oled uurinud? Ma proovin tööl hetkel seda, aga pigem on keeruline, et siin vahepeal mõtlesime, et nii-öelda lihtsam oleks võtta vist üks individuaal ChatGPT ja
siduda kõik ühe meilikontoga, kui hakata võtma tiimi oma, et tiimi oma läheb lõpuks kallimaks, kui see asi võib-olla väärt on, kahjuks. Et võib-olla tuleb neid rakendusi, võib-olla tuleb mingeid meetodeid, et saada tasuta, aga hetkel nendega suhtlus on ka päris suur kadalipp, et saada need õiged vastused või et saada üldse neilt mingeid vastuseid. Toompeas me tegime Microsofti Enterprise kasutaja, nii nagu enamus JCI-del on Google'id ja siis nad andsid selle AI kaasa. Küll aga ma ei ole seda võrrelnud nüüd, mul ei ole kunagi endal olnud seda tasulist varianti, et kas nad andsid selle lihtsalt nii-öelda selle ettevõtte tarbeks lahja versiooni, mis tagab selle andmekaitse meile. Aga et kas sellel on ka need pro-funktsioonid kaasas, et seda ma ei tea. Aga saime lihtsalt tasuta kaasa, tuli see märgukiri nii. Siis tasub ära katsetada, et ma olen ise ka katsetanud nii ChatGPT-d kui Microsofti oma. Mul Microsofti oma või pro-versiooni ei ole olnud, aga kui oli tasuta versioonid mõlemad, siis üks oli 1 ja teine oli 2 vahepeal. Et ei olnud siukest nii-öelda keskteed, et oleks saanud ühest loobuda nii-öelda. Aga tasub katsetada ja kui saate mingit uut infot, siis võib alati jagada seda oma vahel ka. On mingeid küsimusi, mõtteid? Palju te igapäevaselt üldse ChatGPT-d või mingit üldse AI lahendus kasutate? Enam-vähem elan selle peal, mis puudutab mingit JSI või teksti toimetamisega, ta saab päris hästi hakkama, et ma nullist nii väga ei lase toimetada, aga kui ma mingeid taotlusi või auhinnaalbumeid pean kirjutama, et siis see tekst on küll vähemalt üle toimetatud, et nagu mingisuguseid asju ta sõnastab paremini, kui mina nii-öelda originaalselt suudaksin kokku panna. Et lõpuks ühe korra kirjutan, siis vaatab üle, siis toimetan, siis lasen tal uuesti üle vaadata. Ja niimoodi tuleb ühesõnaga pädevam tekst, kui minu algne on suuteline. Ja teda saab päris suukeselt nii-öelda loominguliselt tööle panna, et ta kasutab ka mingeid sõnu, mida me võib-olla igapäevaselt ei kasuta. Ja ma ise kasutan ka seda versiooni, et saab temaga rääkida, ehk et läbi nii-öelda häälsõnumite ja ta genereerib sellest teksti ja vastab sulle kas häälsõnumina või siis vastab sulle kirjalikult, et mõnikord on see, et sul on mõte peas, sul on vaja see välja rääkida kellegile ja siis sellest teha see nagu tööülesanne. Inglise keeles siis või? Eesti keeles ka. Okay. Et viimati me katsetasime siin ChatGPT-ga laulu tegemist. Ütleme nii, et väga ei ole aru saada, et ei laula mitte inimene, vaid tehisintellekt. Eesti keeles täitsa laulis. Natuke võib-olla vene aktsendiga oli, aga muidu täitsa hästi. Selles suhtes tasub katsetada, et endal oleks lihtsalt lihtsam kui muidu. Aga jah, siin on see mõte koht, et kasutada, aga mitte niimoodi, et teised aru saaksid, et väga palju kasutatud on. Et näiteks ka päris mitmed riiklikud organisatsioonid kasutavad sotsmeedia postituste tegemiseks, aga sealt võivadki sisse lipsata mingid vead, mida võib-olla ei oleks hea teha. Et siuke endal peab jääma see kontrollimehhanism nii-öelda aiu, et ta on lihtne, aga samas on see kontrolli pool on vajalik. Aga siis meie siuke pooltund nii-öelda väikse uue teadmisega hakkab lõpule saama. Aitäh teile ja järgmisteks väike siuke promoga järgmisteks kordadeks, et sellised koolitused hakkavad toimuma üle nädala ja järgmisena miks ja kuidas panustada MTÜ tegemistesse, siis on emotsioonid kirjalikus suhtluses ja viimane hetkel nii-öelda väljakuulutamiseks on, kuidas olla oma aja peremees. Kui teil on mõtteid, mis koolitused võiksid veel olla, siis sellised mõtted on alati teretulnud.
ja kõikidest tulevad ka eventid, et neid saab pärast jälgida. Aitäh! Aga aitäh teile ja ilusat õhtut! Kena õhtut teile! Aitäh! Tšau!